Viimased peategelased astuvad kohe lavale, Paap ja Kadi Island Soundilt festivalil, mida on juba korduvalt siin mainitud. Et rääkige siis lühidalt, mis te ära tegite ja siis me lähme sujuvalt üks hetk edasi aruteluga. Siit või? Ja siit. Tere, mina Paap, mina olin siin aasta aega tagasi ka. Rääkisin siis möödunud festivalist, mis oli 2018. Rääkisin makaronikõrtest, konitopsidest ja muust põnevast, mis me tegime. Me ei ole ka ainult roheline festival, ikkagi muusikakunst, elamus. Ja pärast seda kultuurikompassi siin kohtusin ma Kadiga, kes püüdis mind kinni. Ja täna on mul Kadi kaasas, kes liitus meie tiimiga, kellele me saime jaburaid hulle mõtteid ette laduda. Ja ta võttis nendest kõigist peaaegu kinni ja tänu temale lansseeris meil selline tore projekt festivali sees nimega Island Green. Kadi räägib sellest kohe lähemalt. Jah, tervist, et tõesti eelmine aasta tulin siia üksi ja nüüd oleme siin juba 8 Paabuga koos, mis on hästi tore, et kui ma seal eelmine aasta 2018 olin külastajan esimest korda, siis mind nii paelus kõik see rohelisus ja kuidas oli mõeldud igasuguste detailide peale ja siis tahtsin kampa lüüa. Ja siis oligi see esimeseks sammuks, et koondasimegi siis kõik need keskkonnasõbralikud tegevused siis ühise nimete alla, panime selle nimeks Island Green ehk siis mina maa ja roheline või mina maandun rohelisel ja siis proovisime see kuidagi niimoodi nagu mingisugusesse süsteemi panna. Ja nüüd tegelikult, kui me räägime nendest, tegelikult kui me räägime keskkonnasõbralikust üritusest, et nüüd kui selle teemaga olen rohkem tegelema hakanud ja uurima hakanud, sest et ma ei ole keskkonna taustaga inimene nagu üldse mitte, et lihtsalt huvi on väga suur, tegelikult me oleme siin kõik kultuurikorraldajad, siis seal on tegelikult 7 erinevat valdkonda, et on siis jäätmeteema, siis on kust tuleb toit, mismoodi seda on kasvatatud, säästliku transpordi teema, kas on festivali buss, jalgrattad, rulad, nii edasi. Siis on see hangete teema samamoodi, nagu siin oli, et kust tulevad need topsid ja millised on nüüd need tehase töötaja tingimused, eks ole, kuidas kasutatakse vett, kuidas kasutatakse energiat, kas on taastuvenergia, on see biodiisel, on see päiksepatarei, on see tuuleenergia. Ja kõige viimane, mida on kõige raskem mõõta, on tegelikult see süsiniku jalajälg, et selle mõõtmiseks peavad need eelnevad 6 valdkonda olema nagu väga hästi kokku võetud ja nendest peab olema väga põhjalik ülevaade. Et nagu näete, siis siin on tegelikult arenguruumi väga palju ja siin võib täitsa nagu lolliks minna selles mõttes, et see nagu lähed nagu nii peensustesse ja ükskõik, mida sa ei tee, alati on keegi, kes tuleb ja hakkab kritiseerima ja näpuga näitama, et see on nagu paratamatus, aga lihtsalt teeme nii palju, kui suudame ja noh, selles mõttes, et seda tuleb kõike nagu nautida ka, et päris nagu hulluks ei saa minna. Ja nagu ma ütles, me ei ole spetsialistid. Tegelikult siin peab lihtsalt huvitama see asi. Meil lihtsalt väga huvitab, me tahame teada, mis saab prügist ja me tahame hoida oma loodust, ehk siis tegelikult piisab lihtsalt sellest, et sul on huvi, mis iganes teed. Jah, 5 kuud tagasi ma ei teadnud isegi seda, kuhu nagu veinipudel panna, kui ma kodus sellega seisin, et mis asi see on, kuhu see läheb ja mis sellest saab. Aga see on nii tore vaadata, et väga paljud teie hulgast tunnevad ka teema vastu huvi ja tõesti, nagu Kristjan ütles ka, et me ei tea, mis sellest lõpuks saab, sellest prügist ja kuhu see läheb ja me oleme nii palju vaevad sorteerida, et see oli meie autoteema vestlus ka tegelikult siia sõites. Aga ühesõnaga siis selle aastal võtsime ette jäätmed, et see on kindlasti teema, mis on nagu kõige silmapaistvam, häirivam, kui selle valdkonna eest ei ole hoolitsetud. Ja siis me siis lähtume 3 jäätmehierarhia printsiibist. Esimene kõige olulisem on vähendama, et mida me saame teha selleks, et juba eos vähendada tekkinud jäätmete hulka. Ja nüüd selle aastal me mõtlesime, et me tahame ka kogu seda infot nagu külalisele tagasi kommunikeerida. Et nad näeksid, mis on üksikisiku tegevuse tagajärjed nüüd kokku summeerituna 5000 inimese peale, mis oli siis nüüd külastajate arv. Ja siis me proovisime kuidagi matemaatiliselt seda nagu ka enda jaoks välja arvutada ja külalise jaoks välja arvutada. Ja siis, ma ei hakka siin kõike ette lugema, et meil on vähe aega, eks ole, aga siis meie selle aasta pilootprojekt oli siin nüüd päris toidunud, et sama see biolagunevate nõude problemaatika siin Eestis, et mõtlesime, et me oleme
nii-öelda juurte juurde tagasi ja siis 3 kuu vältel siis kogusime neid nõusid igalt poolt Eesti pealt kokku ja Uuskasutuskeskusega koostöös panime püsti nõudepesupunkti, mis toimis siis pandisüsteemi alusel ja tegimegi siis ära selle, et see oli nii festivali alas kui telklas oli tegelikult, meil oli 2 nõudalaenduspunkti ja pesupunkti. Ja siis me arvutasime kokku, et ütleme, et kui üks külaline on umbes siis 10 söögikorda festivali jooksul, see teeb siis 5000 inimest, see on 50 000 söögikorda ja nüüd võtta noad, taldrikud, kahvlid, kõik me saame 150 000 ühikut. Ja siis see oli see, kus me vaatasime ka, et wow, et see on see, mis me hoiame, mille tekke me hoiame ära selle vähendamise tulemusena, eks ole, et me võtame nõud. Ja sama me tegime joogitopsidega, sama me arvutasime välja, mis võiks olla nüüd see tasuta joogivee jagamise tulemus numbrites, et mida me siis nagu aitame vältida ja siis me saime umbes 60 000 0,5 veepudelit. Et kui niimoodi hakata asjadele vaatama, siis nagu igal väiksel tegevusel tegelikult on juba mingisugune mõju, eks ole, tagajärg. Ja siin samamoodi kõrrevaba, nagu Paap rääkis, see on umbes 40 000 ühikut kõrsi, mis me hoiame ära. Ja siis meil esimene aasta oli nüüd, esimest korda oli ka siis meie Kilekotivaba festivali projekt, millega nüüd tahame edasi minna ka järgmistel aastatel on ju. Et Paap rääks koobi ära ja siis võeti kõik kilekotid ära ja olid paberkotid ja meie siis oma need toodetud kotid sinna. Ja siis kogu see asi nüüd kokku lüües me saimegi kuskil 300 000 ühekordset ühikut, mis on siis kõik need kilekotid ja noad ja kahvlid ja kõrred ja veepudelid, mis me siis loodame, et me siis suutsime ära hoida kõige selle tegevuse tagajärjel. Et see on nüüd nagu see vähendamine. Siis teine teema on kindlasti ja siis on mõned pildid, et nõudelaenutuspunkt oli meil siis selline, et toimis pandisüsteemi alusel, paremal toimus puhaste nõude väljastamine, vasakult viidi need siis tagasi, seal kõrval toimetas meil Nutriloob, kus läksid kõik siis need toidujäätmed ja siin on meie kurikuulsad makaronikõrred, korduskasutatav tops, kotid, mis me tegime, joogivee, sellised punktid olid meil. Palju neid oli Paap kokku neid paake üldse nagu üle ala laial igal pool? 20, eks ole, telklas ja alas. Ja siis siin õnnelik külaline siis sööb noa ja kahvli ja päris taldrikuga oma salatit. Ja siis on korduskasutamine teema, et sarnaselt Insikurmule ja Viljandi folgile meiegi püüame siis luua võimalikult palju festivali kaunistusi ja erinevaid alasid siis igasugusest korduskasutatavatest materjalidest. Meil on ka oma siis ladu, kõik laavad pannakse kokku, järgmiseks aastaks võtakse uuesti laiali ja mõeldakse, mis me nendega nüüd natuke teistmoodi teeme. Ja siis ka proovisime koostööd ka isegi nende jäätmejaamadega, et me käisime jäätmejaamast ka niimoodi, saime mingisuguseid, ma ei tea, mingisuguseid vanu prusse või asju, aga see oli natuke nagu vaevarikas, sest see on ikkagi nagu jäätmejaam ja seal on kõik suures hunnikus ja segamini. Ja siis lihtsam on just võtta nagu ehitusettevõtetega niimoodi otseühendust ja neil tegelikult tekib igasuguseid defektiga tooteid ja mingid praake ja jääke, mis muidu lihtsalt läheksid saekaatrisse või jäätmejaama. Et niimoodi leidsime omale paar koostööpartnerit ja siis Escaro saime siis omale nii-öelda värvipartneriks, et nende käest saime ligi 300 liitrit värvi. Kõik oli siis see, mis oli jäänud neile lattu. Mingid testvärvid, jäägid, asjad ja põhimõtteliselt värvisimegi selle värviga, mis oli. Kui kollane läheb kollane, kui punane läheb punane, et siis kasutasime peaaegu 300 liitrit nende värvi ära. Ja siis kuskil 10 tonni on võib-olla see materjali hulk, mis me siis saime kuskilt ehitusobjektidelt või siis jäätmejaamadest ja siis ka nagu puidutootjatelt otse kuskilt platsilt on ju jääke. Tahad midagi lisada? Siin vist? Ei, võime eelmise punkti juures oli see, et me ühtegi plakatit. See oli ka muidugi. Seda ma lihtsalt ei lugenud kokku, aga mis see võiks olla nagu? Ei, ma ei tea. Palju see olla võib, aga lihtsalt me pole vist ükski aasta tegelikult ühtegi festivali plakatit printinud, tegelikult on sotsiaalmeedia ja suust suhu reklaam, et töötab, lihtsalt see Facebook on nii palju võimas instrument ja üritasime ka vältida siis, võimalikult palju vältisime tänavu menüüde ja mis iganes muude asjade printimist.
et vist staabis mõned paberid printisime. Mõned jah. Pidi ikka printima. Aga jah, kõik jah, nagu Paap ütleb, et kõik on, meil on põhimõtteliselt sellised vineeri puitalused, mis iga aasta võetakse välja, värvitakse üle, kirjutatakse käsitsi peale ja lihtsalt need on kogu aeg ringluses, et me ei prindi mitte midagi, et täiesti prindivaba festival. Ja siis kolmas siis on jah, et sel aastal siis väga-väga põhjalik 5-osaline sorteerimissüsteem. Tegelikult siin on üks 6, mis olid konid, millest ma räägin sutsu hiljem. Ja siis nüüd see aasta tõesti me sorteerisime iga prügi liigiti ära ja kaalusime ära maasijäätmejaamas, et tahtsime teada saada, mis on siis reaalselt see jäätmehulk, mis tekib, kui palju mida on, kui palju me suuname taas kasutusse ja siis plaan on siis seda teha nüüd iga-aastaselt ja siis selle põhjal me saame ju ka näha, kas ja kuidas meie erinevad tegevused suudavad seda tekkinud jäätmete hulka vähendada. Ja me saime sellised tulemused, et puhas pakend, mis on siis klaas, plast ja plekk, siis on pandimärgiga pakendid, papp ja paber, toidujäätmed tekkis hästi palju, me ei olnud üldse valmis selliseks asjaks, on siis 1230 kilo. Seal olid siis nii toitluste jäätmed, külastajate jäätmed kui ka meie enda meeskonnaköögis tekkinud toidujäätmed. Nendest 400 kilo me fermenteerisime koostöös Nutriloobiga koha peal ära ja sellest tehti nüüd Illikule peenar. Ja siis 800 kilo siis läks jäätmejaama ümbertöötluseks. Ja saime siis sellised tulemused, et meie omalt poolt tegime siis kõik selleks, et saada sellest sodist kätte võimalikult palju seda puhast materjali. Ja see oli 52% siis, mis me siis suunasime taaskasutusse. Ja 48% on siis nüüd see segaprügi, millega siis ei ole nagu suurt teha midagi. Ja võib-olla see 52 ei ütle mitte midagi, aga siis ma niimoodi võrdluseks toon välja, et Suurbritannias on tehtud väga põhjalik muusikafestivalide uuring 2015. aastal. See on siis The Show Must Go On report, kus võeti siis 273 muusikafestivali ja seal saadi tulemuseks, et sorteerimis see protsent festivalid on üldjuhul kuskil 30 ringis. Et see võib-olla annab nagu mingisuguse sellise võrdlusmomendi, et kus see 52 seisab, et tegelikult see on, me leiame, et see on väga hea tulemus. Nii. Ja siis Koni projekt, et siin all on see kops, millest siis Paap eelmine aasta rääkis ja siis meil tekkis mõte, et koguks need konid üldse kokku siis juba ja teeks siuksed koni korjamispunktid, kus me panime siis need need tahvlid juurde, sest koni on tegelikult number 1 üldse veekoguda ja maismaa reosta ja üldse nagu väga-väga kahjulik keemiline asi. Ja siis saime siis kokku 5,1 kilo konisid, mis on siis umbes 29 000 koni ja nendest me teeme midagi järgmiseks aastaks, me veel ei ütle. Et siis meil seisab kast Kadi konid, ära näpi. Ära viska ära Kadi konid. Haisevad seal. Nii et vaat sellised aknaraami sisse niuga keeratava purgiga, siis käisime neid tühjendamas, et neid oli siis üle festivali ala laiali. See ei ole üle pea, jah, see on siuke mingi madal asi. Ja, tundub hästi kõrge. Ja salvesti purke seal pesime. Nii, ja nii siis, mis mul siin veel oli? Siis on siis pilt sellest täis sorteerimissüsteemist, et tegime oma alumiiniumraamid, tugevad lasime teha ja siis need sildid on ka kõik käsitsi meil kirjutatud, et kuna me teeme kõik käsitsi, siis nagu Kristjan ütles ka, et mingi 150 kuni 180 prügikasti, meil oli kuskil mingi 130, eks ole, ja iga kasti peal on käsitsi kirjutatud silt, et see oli ka päris suur töö. Ja siis koostöös Moiaga saime siis need taaraautomaadid endale sinna. Mis pidid tegelikult olema elektrooniliselt palju uhkemad, need, mida te näete tavalisest taara vastuvõtus. Aga järgmine aasta. Järgmine aasta, jaa, nii. Et see on siis telklas tehtud. Ja mis siin siis mul veel oli? Nii, ma läksin vist üle. Nii, ja siis siin on juttu olnud ka sellest süsteemi ühtlustamisest, et kui külaline läheb ükskõik missugusele Eesti festivalile, see võiks olla mingisugune ühtne süsteem, ühtsed värvid, ühtne sümboolika, et praegu on niimoodi, et iga festival teeb nagu oma asja ja siis kuna seda süsteemi veel ei olnud, siis meie tegime ka oma asja ja koostöös siis Kuhu Viiaga ja meie oma festivali disaineriga siis istusime maha ja tegime sellise asja.
et seda me siis kasutasime, et konteinerid olid ka need suured, need Ragn Sellsi rohelised, eks ole, ja nende peale me panime, osad me ostsime endale, panime sellised kleepsud, need värvilised on kleepsud ja sinna peale, et asi oleks esteetilisem, siis sellised vineerist välja freesitud kaaned. Et meie lõime siis sellised ikoonid ja sellised värvid. Võt. Et võib-olla siit saab nagu edasi minna siis ka mingi hetk. Ja siis 3 tähtsat fakti lõpus, et... Aga ma peatuks võib-olla siin ja räägiks sellest nõudepesupunktist natukene. Pane see eelmine slaid. Et tehke julgeid. Järgmine slaid siis. Räägi. Et me otsustasime, et me tahame sellest prügist lahti saada ja jumala tark lahendus on päris nõud, lihtsalt ongi vaja pesupunkti, neid on vaja pesta. Ja kõige raskem võib-olla oli selle asja juures see, et toitlustad ei saa aru, et meil on tõsi taga. Et võeti igaks juhuks ikka oma biolagunevad nõud kaasa ja ütleme nii, et kellel võib-olla siis too hetk alguses ei läinud kohe nii hästi, siis ja nende juurde tulid kliendid ilma nõudeta, siis meil saab ikka biolagunevaga ka. Et selles mõttes mindi lihtsamad teed. Aga tegelikult ütleme nii, et me oleme järgmine aasta palju targemad. Tegelikult on lihtsalt leping ja selles mõttes, et keegi ei tohi kasutada mingeid muid nõusid peale nende nõude, mis meie pakume. Üleüldiselt ma ütlen, see nõudepesupunkt toimis üli hästi, meil oli 2 liini, meil on mobiilne nõudepesupunkt, mis on tegelikult järelveetav, 2 masinat sees ja see toimis isegi nii hästi, et me ei pidanud teist liini tööle panema, et ühe masinaga opereeris väga hästi ära ja see täpselt sama süsteem nagu topsi pant, et sul on kahvel, lusikas, nuga, taldrik, kõik on mingi väärtusega ja pärast söömist viid tagasi. Ja pigem ikkagi inimesed kiitsid ja olid tänulikud ja plats on kohe see, et toitlustatel on tegelikult meeletu raha kokkuhoid, mida nad ei saanud aru. Pärast said aru, jah, et toimis ja me võtsime väga palju kokku. Aga üleüldiselt me oleme pigem, tunneme, et meil on 5000 inimest peopesal ja teeme sellist piitsaga varianti rohkem. Ja meile meeldib. Et ongi, et tegelikult tehke julged samme ja tooge külalised mugavustsoonist välja, et see on täpselt nagu see asi, et kui meie lihtsalt poeme nahast välja ja korjame 3 kuud lihtsalt taldrikud ja veame neid Saaremaale mingi 2250 keraamilist taldrikut, siis see inimene võib 3 minutit seal järjekorras seista, et see taldrik võtta. Üldse ei huvita. Et selles mõttes, et meie teeme omalt poolt kõik, et see oleks äge ja inimesed said oma mingit värve valida ja nii edasi. Ja info on ju üleval, miks me seda teeme. Ja see tulebki inimesele nagu ette anda. Siis teine tähtis asi, see samune, konid. Et sellele tegelikult tuleb rohkem tähelepanu pöörata, et need tõesti lagunevad looduses, eraldavad kemikaale ja on kohutavad kahjulikud. Ja kolmas on, meie kogemus on nüüd see, et jäätmete sorteerimine, et meil on ööfestival, mis kestab 20 tundi ööpäevas, nagu kella 8 hommikul on praktiliselt pidu ja 130 prügikasti, mis on siis nagu laiali 25 erinevas sorteerimispunktis. See on täiesti ebareaalne, et seal seisaks 24 tundi päevas, seisaks iga prügikasti juures inimene, kes näitab näpuga, kuhu mida käib. See ei toimi, vähemalt meie puhul ei toimi. Et ühesõnaga, külalised teevad eeltöö, nad teevad seda asja natuke lihtsamaks, aga selle peale ei saa nagu minna. Et ikkagi me kõik see 10 tonni prügi, mis meil tekkis, me sorteerisime kõik käsitsi läbi. Ja see on ainuke viis, kus sa saad olla kindel, et kõik on õiges kohas. Sa mulle selle juures otsa vaatad. Sa näitsid mulle niimoodi, et 2 minutit on ühed, ma mõtlesin, sa juba vibutada, et aeg on otsas võtta. Nii on. Kuule, aga jah, siis ongi rohkem mul ei olnud, et jah, aitäh. Üks kiire küsimus, aga lähme kohe edasi.